Idee number 17, Tamme kooli liikuma kutsuv õueala. Tervist, mina olen Koit Tarro. Täna ma olen seda ideed siin tutvustamas Tamme kooli hoolekogu poolt ja Tamme linna elanikuna ka. Küsimus oli see, et kuidas me teeme Tartule elanikele elu paremaks selle ideega. Et selles Tamme koolis õpib ligi 800 last. Ja üks laps seal üleval nurgas just ütles, et reaalselt pole mitte midagi vahetunnis teha. Et kõik me istume koolis, seina ääres, vaatame telefoni, seljad kõveras. Et see esimene, kellele me midagi saaksime ära teha selle idee toetamisega, on need lapsed. Ja teine, mis on päris huvitav, on see, et siin oli täna ka juttu, et on Tartus palju mänguväljakuid. Kui ma hakkasin mõtlema, siis Tammelinn, mis on suuruselt 2.–3. linnaosa Tartus, jättes kõrvale Tamme staadioni, mis on kohati kinni, selles linnaosas polegi ühtegi avalikku mänguväljakut, kui hakata laiemalt mõtlema. Ehk me tahaksime luua keskkonna, mis on linnaosa keskus ja koolikeskus. See on esimene samm suuremast kogu selle kooli ümbruse arendamisest. See eskiis on tehtud, nagu te seda joonist näete. Kaasavas eelarves on see mänguväljaku osa, aga seal on ka laiemalt erinevad muid elemente, mis pikemas plaanis me loodaksime saada. Ja me selleks väga vajame Tartu elanike toetust, et see kooli ümbrus ja linnaosa keskus arendada välja selliseks toredaks, meeldivaks, lapsi arendavaks ja linnaosa inimestele toredaks kooskäimise kohaks saavaks keskuseks. Tänud. Aitäh! Kaasavast eelarvest on siin läbi aastate päris mitu koolihoovi korda tehtud. Kas mõni on teile eeskujuks ka olnud ja mille poolest teie projekt erineb neist eelkäijatest? Eeskujuks, kui mänguväljaku ala vaadata, siis Veeriku kooli ümbrus tundub väga sümpaatne, aga meie kooli see laiem ala erineb väga palju, et siit on ka näha planeeritud väliõppeklassid. Siin on 4–6 erinevat väliõppeklassi. Et paljud tänased ideed on väga sarnased. Siin on ka tiigiplatvorm tulevikus sisse planeeritud väga hea elurikkusega tiik, mida kasutab näiteks loodusmaja, et kogu see tervikplaneering selle kooli ala juurde oleks väga suur väärtus Tartule üldiselt, kui saaks sellise ala välja arendada. Aitäh! Taaskord ootuspärane ettepanek, ehk siis küsige ja seekord rekordiline 3 kätt. Et võib-olla selline küsimus, et kas selline kooliala jääks siis nagu päevasel ajal pigem nagu suletud, on nagu aiaga piiratud või siis nädalavahetustel on nagu linnainimestel avatud, et selline kooliala tihti tundub nagu suletud, et oma õpilased, oma kogukonna inimesed või pigem see projekt näebki ette seda, et kõik on oodatud igal ajal, igal päeval. Kõik on oodatud igal ajal, kuigi tund oleks võib-olla viisakas mitte segada. Mul on pigem repliik ja võib-olla soovitus nagu linnavalitsusele, et nendest kuulates neid ettepanekuid tunduks nagu hästi mõistlik, et igal linnaosal oleks oma kaasav eelarve, et ei peaks konkureerima Ülejõe, Tammelinnaga, Annelinnaga, et äkki järgmine aasta me juba saame siis Tammelinna kaasavast eelarvest rääkida. Aitäh. Mu lapsed, me üritame ka neid viia sinna igapäevaselt, vahepeal nad ei taha minna. See võre on katki, mis seal on ja see selleks. Ühesõnaga, kas see pilt, mis on, kus kohas see täpselt paikneb? Ma saan aru, see on esimene etapp, mis oleks kaasavast eelarvest. See on praegusel hetkel, seal on kooli pea sissepääs ja siin on nagu see korvpalliväljak. Ta paikneb siin see plats, kus on paar pingsilauda ja siin ta on siin nagu vahele paigutatud, et see ala muutub päris palju, et siin need täpsemad joonised on üleval, kui vaadata ka seal on see kogu ala plaanid, oleme ka pannud inimestele tutvumiseks üles sinna linkidega. Ja see mägi on siin? Mägi on siin. Mägi on sealpool üldse? Sealpool on, seal taga on 16 kanna. Ma vaatasin küll kodulehekülge, väga uhke kodulehekülge oli, soovitan külastada. Ja aitäh, edu. Aitäh. Aitäh.